Tere, head vaatajad! Suur rõõm on teid tervitada taas siit TV7 stuudiost. Tänases saates räägime me naisest, kelle elu oli täis keerulisi valikuid, tundeid ja õppetunde, mis võivad olla kõnekad ka meile tänapäeva kaasajal. Aga enne, kui me selle põneva naise loo juurde läheme, ma tutvustan oma tänaseid vestluskaaslasi nii nagu ikka. Ja kõigepealt mul on hea meel öelda sulle taaskord tere, Külvi. Tere. Sina oled ikka alati igas saates meiega ja see on nii suur tugi ja mul on hea meel, et sina oled ka nende teemade väljavalija, nii et sul on väga suur roll siin. Mul on privileeg, ma täiesti naudin seda, ma tunnistan. Just, ja nii suur rõõm on, et saatesse on tulnud täna meiega rääkima Margit Prantsus. Rõõm on olla siin. Tere. Kui sina nüüd Margit natukene räägid, siis paljudel vaatajatel tuleb selline äratundmine, et see hääl on kuidagi tuttav. Et häälele tuleb nüüd pilt ka juurde. Just, häälele tuleb pilt juurde, ehkki sa oled natukene olnud ka TV7 ekraanidel, aga ma ütleks, et vähem kui sa võiksid olla. Ja paljud teavad sind imelise ülistajana. Sul on suurepärane võime luua kaunist muusikat ja seda esitada. Aga lisaks sellele sa teed ka väga põnevaid saateid Pereraadios. Küsin sult, Margit, et mis on sinu lemmik teemad peale Iisraeli? No muusika, ma arvan, ja raamatud ja võib-olla ajalugu ja inimeste elukäigud. Margit, kas sa tahaksid natukene sellest ühest hobist pisut rääkida? Mis on sinu elu selline vaba aja tegevus, mida sulle meeldib teha? Vaba aja tegevus, mida ma sooviks, et rohkem oleks võimalus teha, on muidugi lugemine. Ja raamatutega sa tegelikult tegeled ka veel lisaks raadiotööle. Raamatud on nagu üks haigus, mis süveneb. Rääkides raamatust, siis me oleme tegelikult ühe suure raamatu uurimise keskel. Me loeme piiblist naiste elulugusid, nõnda nagu sa teadki, et selles sarjas me liigume läbi Vana Testamendi, läbi Uue Testamendi ja vaatame, mida Jumal erinevate naiste elude läbi tahaks ikkagi kogu kogudusele öelda, mitte ainult naistele, on ju? Jah, absoluutselt. Just. Ja me oleme nüüd jõudnud sellise naiseni, kelle nimi on Miikal, Sauli tütar, Taaveti esimene naine, ja ajalugu mäletab teda tõepoolest ju kui sellist naist, kelle elu põimus sellise kuninglikkuse ja armastuse ja truuduse ja reetmise keeruliste lõngadega. Ja selle naise suhtes on väga kahetisi tundeid, et kui me siin juba ka jagame enne saadet, siis juba tulevad sellised väga vastandlikud asjad ülesse, et selle naise lahkamisel peab olema seda tarkust ja tasakaalukust. Nii et äkki meil 3 peale tuleb see kõik kokku, vähemalt minu lootus on. Me ei ole ju üldsegi mitte kokku rääkinud, kuidas me lõpuks, mis tulemini me jõuame. Et see on tegelikult suur põnev ootus meil endile ka, kui saade läbi saab, kuhu me jõuame. Nii et enne kui me liikuma hakkame, siis ütleme vaatajatele seda, et selle loo leiab esimese Samueli raamatust peatükist 14. Nii et kui sul on piibel, siis sa võid võtta selle endal lahti ja kindlasti julgustan ka peale saadet näiteks iseseisvalt seda lugu lugema. Aga täna me liigume siis vaikselt, ma arvan, peatükk või salmi haaval liigume edasi ja ma küsikski, Margit, sinult, et kas sulle see naine muidu isiklikult meeldis? Jah, see on selline huvitav küsimus, et ma arvan, igas inimeses on ta nii nagu positiivne tegelane või negatiivne, vähemalt selle valgel, mida meile on piiblis nagu üles tähendatud, et igaühest saab midagi õppida ja ma arvan, iga inimene on väga põnev. Ja nii ka Miikal, et me kõik sünnime kuhugi perekonda, meil tuleb siis oma selle stardipaketile vastavalt hakata liikuma, mis olukordadesse me satume, kuhu meid võib-olla kaasatakse või kas siis meie tahte kohaselt või vastaselt, kuhu me satume, et sellest tuleb siis teha üks elu. Selle naise nagu loo võib-olla siis see viimane pool ei ole nagu väga positiivne, et see, mida me piiblist loeme, ei olnud see kõige julgustavam, aga see loo algus oli tegelikult nagu päris ilus. Et läheme võib-olla sinna
kus me esimest korda saame siis Miikali kohta lugeda, et mis me tema kohta teame. Kui ma hakkasin Miikali kohta nagu uuesti täpsemalt uurima, siis üllatuslikult märkasin seda, mida ma varem ei olegi tähele pannud, et Miikal oli oma isa noorim tütar. Ja mul tuli kohe paralleel näiteks usu esiisa Jaakobiga, kelle noorim poeg Joosep oli talle väga kallis, väga eriline ja tema need vennad hakkasid lausa Joosepit kadestama selle pärast. Ei oska nüüd öelda, kas Saulil olid just sarnased tunded ka oma noorima tütre Miikali suhtes, aga Saul teda kindlasti armastas. Et seda on näha kõige rohkem ühes salmis, kus on öeldud, et kui Saul nägi, et Miikalile Taavet väga meeldis, et Miikal armastas teda, nagu on öeldud, siis Saul oli väga nõus, et anda Miikal Taavetile naiseks, kuigi Saulil olid seal muidugi ka suured omakasvud mängus. Et kumb argument võis huvitav tegelikult tugevam olla? No eks ma arvan, see võitlus käib selle mõlema vahel, et isegi kõige suurem, ma ei tea, gängster, ta on arvatavasti lapsevanem ja mingites tema eluolukordades ikkagi, kui tal ütleme, tema nendesse tehingutesse tulevad sisse tema enda lapsed, siis no, sa oledki nagu kaheks ju. Nii et Saul ikkagi väga armastas oma tütart ja võib ka veel järeldada, et kuna Miikal oli tema noorim, et siis veel kuidagi eriliselt teda armastas. Ma lihtsalt ise mõtlen, et see oli nii huvitav, et kui Saul, ta kõigepealt pakkus ju oma vanimat tütart, et saaks kavalalt selle Taaveti endale nagu lõksu ja kui sellega ei õnnestunud, siis noorema tütre puhul ta tegi ühe huvitava mõõrsja hinna nõude 100 vilistit eesnahka. Ehk siis ta arvas suht kindlalt, et ju see mees saab surma, kui ta läheb neid koguma. Et tal tegelikult eesmärk oli ju Taavetist, eks ole, kui tulevasest väimehest lahti saada. Aga mulle tundub, et jällegi just see oli ka Taaveti jaoks see otsustav punkt, et ta siis selle asjaga nii-öelda üldse kaasa läks, sellepärast, et kui Saul pakkus oma vanimat tütart Taavetile, muidugi oma kasu eesmärgil taas, et siis ja seal Taaveti käest uuriti, et mis sa nagu arvad sellest või siis Taavet seal ikka ohkas, et ega see mingi lihtne asi ei ole kuninga tütar siis endale saada. Ja täpselt sama oli ju ka noorema tütrega, aga kui tuli jutuks see hind, siis kuidas seda nüüd õigesti sõnastada, et Taavet nagu sai näidata oma mitte nagu halvas mõttes kõvamehelikkust, aga oma seda jõudu või tugevust ja väärtust just sellega, et kui sa pead lihtsalt mingi raha välja käima, raha on, tuleb, läheb, et aga see, et sa pead saavutama mingi sellise asja nagu Taavet seal või nagu Saul hinnaks tõi, et ma arvan, selles asjas oleksid paljud mehed nii-öelda põnnama löönud, et sellist asja ette ei võta. Aga nagu me teame, siis Taavet oli ka võimas sõjamees ja tema selle asja ette võttis ja ma ei tea, kas me võime teha järeldust, et sellest ta ka nii-öelda enda silmis võis olla siis nagu sobilik mees kuninga tütrele. Ja ta tegelikult ju ei toonud mitte ainult 100, vaid lausa 200. No just, et näidatagi. Ta tegi topelt selle normi täis. Ta oli nagu tõeliselt vabalt, ütleme lõdvarandmega sai hakkama sellise. Ja, tal olid muidugi head kaaslased ka, seda on mainitud, et tema ja tema kaaslased, et ta ei käinud üksi kusagil jahtimas. Aga sa usud, et seal võis olla see Taaveti armastus ka või tunded Miikali suhtes? Miikali puhul võis täitsa aimata vend Joonatan, eks ole, kes väga armastas Taavetit. Tõenäoliselt nad seal koos olid ja tõesti võisidki olla nagu siirad tunded. Nad võisid rääkida ka Joonatani õest nii-öelda.
ja Joonatanil käis see suur sõjamees, noor ja ilus sõjamees külas, et õdedel jäävad ikkagi oma venna sõpradele ka silmad peale. Jah, no kui ilus on vist ise küsimus ja mis see ilu tollel ajal nagu need ilu aga mõisted olid, aga sest alguses Taavetit ju peeti lausa, et kas nagu natukene äbarik või et ta oli ikkagi kõige noorem poeg ja teda üldse ei kutsutudki ühes teises olukorras nii-öelda pere keskele. Aga jah, ma arvan, et inimese, kui alguses võib-olla esimene, mida sa näed, on inimese välimus, siis kui sa hakkad ka seda sisu nägema ja Taavetil selleks hetkeks ikkagi seda sisu oli juba oma jagu. Nii et me ei tea, mis oli Miikali jaoks see asi siis, miks ta Taavetit armastas. Küllap ta nägi midagi Taavetis, mis talle väga meeldis. Võib-olla ta nägi ka midagi sellist, mida ta oma isas näiteks näinud ei olnud või mida ta oma isas ei sallinud. Need on muidugi spekulatsioonid, aga Taavet oli ju nii mitmeski mõttes Miikali isa vastand. Ja Joonatan oli endas kandnud seda sama armastust just selle võib-olla isegi Jumala suhtes, mis Taavet nagu endas kandis, eks ju. Et võib-olla tõesti õde ja vend lihtsalt jagasid seda ära tajumist, et jaa, Taavetis on enam. Jumal on Taaveti valinud nähtavasti, eks ju, et see võib olla. Ja isegi rohkem kui ühe korra on piiblis öeldud, et Miikal armastas Taavetit. Ja see on haruldane, eks ju, seda ei ütlegi piiblis tihti, see on ainult paari naise puhul on seda selliselt üldse üteldud, et jah, Ruti kohta, et tema armastas Boast, Boas ise ütleb, eks ju. Ja siis ongi Miikal ja laulude laul või siis ülemlaul. Et ülejäänudes on küll mõned, kus on naise tegudest näha, et ta hoiab kellegi poole, aga et piibel ütleb, et ta armastab, see on tegelikult haruldane. Ja see pidi olema päris asi. Jaa, kindlasti oli päris asi, et see ei olnud ainult nii-öelda mingi tehingu abielu, vaid seal olid ikkagi tunded mängus. Ja seda on ju näha ka, et see lugu lähebki kohe selliseks seikluslikuks kätte ära, et kuna Saulil olid ikkagi ju plaanid Taavet kõrvaldada kui konkurent, siis tema katsed oma väimees siis tappa olid järjekindlad. Ja me loeme, kuidas Miikal sai teada, talle ilmselt anti teada, et isal on selline plaan ja ta läks ja ütles Taavetile, et tullakse sulle järgi. Ja aitas tal ära põgeneda. Jah, see on huvitav, kust ta seda teada sai, kas ta sai oma vennalt Joonatanilt seda teada, aga sellega ta ju tegelikult läks oma isa vastu. Et päästes oma armastatud mees, läks siis oma isa vastu ja pärast isa kutsus ta nii-öelda vaibale, et siis ta muidugi ka hakkas seal susserdama ja ajas nagu Taaveti süüks ja nagu tegelikult valetas, aga jah, et tegelikult see, mis oli tarvis, sai tehtud ehk, et ta päästis Taaveti. Ja seisis hiljem vastu isa sellisele raevule ka, eks ju, et ta tõepoolest ütleb enam-vähem, et sõjamehele sa mind andsid, eks ju, et mis sa siis imestad siin, et ähvardab mind ka niimoodi tappa. Aga see tegelikult sellises situatsioonis vanas maailmas ja ka just, et isa oli kuningas, eks ju, oli temale ka vägagi selline kuri koht olla, kuhu sa vabatahtlikult ei taha ennast panna. Aga ta võttis selle täiesti initsiatiivi enda kätte. Mina päästan sind. Ta tuli lagedale selle plaaniga, eks ju, et võttis iidolid. Kust need iidolid üldse tulid? See on omaette küsimus. Miks nad seal telgis olid? Aga et ma panen nad teki alla ja sina mine ära. Ta annab nagu nõu tegelikult ka, Taavet oleks võinud pimeduses olla selles. Jah, ja seda tasub ka tähele panna, et Taavet tuli selle asjaga kaasa, ehk et ta oli nõus Miikali plaaniga. Taavet võib-olla oleks võinud midagi ise välja mõelda, ehk et kas olla seal ise siis valvel oma sõjariistadega või võib-olla endale abimehi kutsuda või ise midagi organiseerida, aga ta tuli kaasa oma naise plaaniga. Siin on niimoodi, et tegelikult mida Miikal ütles Taavetile, ma loen salmist 11
19.11 ütleb, kui sa oma hinge sel ööl ei päästa, surmatakse sind homme. Ehk siis see võis olla väga ootamatu ja tal ei olnud ka võib-olla suure kiiruga võimalik suurt midagi muud teha, kui lihtsalt põgeneda nii, nagu naine pakkus välja. Lasen su aknast välja, mis iganes asjaga ta siis ta sealt alla lasi, et jookse siit kiiresti kaugele. Jah, ja huvitav, kas tal oli seal aknast alla laskmisel ka abilisi või tegi ta seda täitsa üksinda? Võib-olla mõni selline ustav toateenija tuli ka abiks. Tõenäoliselt. Kuidas üks naine jõuab ühe mehe alla lasta sealt, et ei tea. Ja sealt edasi muidugi tuli tal vastata kuninga vihale. Kõigepealt mängis ta seda peituse mängu, kui ta selle teeravi, eks ju, pani sinna voodisse. Ja igasugused kitsekarvad ja ta ikka nägi tõsiselt vaeva. Natuke on tekkinud see küsimus, et kas see midagi võib vihjata ka Miikali nagu usuelule, et kui sul on ebajumala kujud selliselt võtta ja mitte väga väikesed ka, siis võib-olla on see hea küsimus minna siit edasi. Milline võis olla selle naise jumala suhe? Jah, see on kõik spekulatsioon, et ega me ei tea, sest üks teine lugu tuleb ka veel meelde, kuidas üks naine varastas oma need mingid koduteeravid ära ja või kuidas seal oli öeldud, maja teeravid või isa omad, jah. Jah, et ei tea, kas siis need olid Miikali enda omad või nagu selles teises looski seal Laabani perekonnast, et need olid mingid sellised perekonna asjad, et ega sedagi ei tea. Ja nendega käis kaasa sel juhul pärand. Et need, kes omavad, need on nagu ka pärijad. See on Rebecca lugu, kellest sa räägid, eks ju, et see oli ka pärandi õiguse tõestamiseks nagu. Aga jaa. Aga Miikalil oli ka oma isa pärand, see tuleb ju selles loos minu arust esile kogu aeg. Ja Sauli pärand ei olnud ju hea pärand. Jah, aga vaata, mis sa teed siis, kui sul on selline isa. Sa oled naiste rahvas selles patriarhaalses ühiskonnas. On üks mees, keda sa armastad. Sa oledki saanud tema naiseks. Mehel on ohtlik elu nii-öelda. Pidevalt on tarvis sõdida ja veel, kui sul on selline natukene hull isa ka, et Miikal pidi kuidagi hakkama saama. Ja mul kuidagi on nagu ka natuke kaastunne tema suhtes, et võib jääda muidugi selline kuvand, eriti kui mida edasi me seda Miikali lugu vaatame, et ta ikka susserdas ka palju. Aga mul on ka kuidagi nagu kaastunne tema suhtes, et aga mis sa teed, kui sa oled sellises olukorras. Et muidugi ta nii mitmeski kohas oleks võinud ka teistmoodi käituda. Aga ma mõtlen, et kes meist täiuslik on, et kui me siin edasi veel jõuame nende teemadeni, et kas meie ei ole mitte üheski vaimulikus mõttes pingelises olukorras midagi mõtlematut öelnud, kuidagi käitunud nii võib-olla, mida me hiljem oleme kahetsenud ja me ei tea, võib-olla Miikal ka hiljem kahetses mitmeid asju, mis ta tegi. Tea. Siis on see meil hea võtta seda nagu hoiatusena või kuidas mitte teha. Et paneme siis mingi hinnangu ikkagi, et kas see oli õige valik või see ei olnud. Huvitav jah, ta läks selle peale ju välja, et ta hakkas ennast ohvriks tegema, et mina ei tea midagi, Taavet ähvardas mind tappa, kui ma seda ei tee, ehk siis ta kindlustas enda ohutuse seal kuningakojas ja kes teab tegelikult, et võib-olla isegi Taavet ei pannud talle sellist valet pahaks, sest Saul oli nagunii Taaveti peale vihane ja antud hetkel pidi Miikal lihtsalt isa ees oma nahka nii-öelda päästma. Taavet oli paha nagunii Taaveti selle Sauli silmis, et surmaotsus oli juba langetatud, eks ju, et see oli elu päästmine tegelikult. Jah, see võis olla täitsa tõesti elu päästmine ja ega me sedagi ei tea, võib-olla Taavet oli teadlik isegi, et Miikal niimoodi ütleb. Kas Miikal talle seda enne juba ütles või see on jällegi siin meie mõte, aga jah, see võis olla ka nii. Mis sellest Miikalist siis edasi sai? Ta jäi üksinda. Ta jäi üksinda. Tükiks ajaks lindpriiks. Jah, aga siis tulid uued ajad, kui Taavet
hakkas tooma seaduse laegast Jeruusalemma ja see võis olla alles üks eriline vaatepilt. Et ma olen ise käinud nendel radadel, kus kohas see kõik aset leidis, Kirjat Jearim, mis on Jeruusalemmast mitte väga kaugel ja seal selline maastik kulgeb üles-alla, aga enne kui jõuab tee Jeruusalemma, läheb ainult üles kogu aeg. Ja kui seda kaarikuga siis toodi seda seaduse laegast ja mis seal on öeldud, võib-olla saaks selle koha ette lugeda, et kuidas seal ohverdati ja kuidas Taavet tantsis seal kuuma maa kliimas, et see võis olla ikka väga selline, no ütleme mitte selline tunniaja tegevus, vaid ikkagi see võis võtta tunde ja selline kõva füüsiline tegevus ikkagi selle seaduse laeka toomine Jeruusalemma. Ja see on nüüd natukene see kurb lugu, eks ju, sest siis oli Miikal, hüpates nüüd sinna lõppu, oli juba Taaveti juures tagasi, aga seal vahepeal oli toimunud mingi muutus nende suhetes või naise südames. Et kui me nüüd mõtleme, et mis seal vahepeal võis selle naisega juhtuda, tundub niimoodi, et eks ole, tema isa on teda pannud mingitesse mängudesse nagu selliseks mängu nupuks. Kusjuures see paistis nagu harjumus, et see algas juba vanema õega, eks ole, Meerabiga. Et võt ma lihtsalt nagu nende etturitega, teatud mõttes Saul oli ikkagi väga kalkuleeriv. Et ta armastas kindlasti oma tütreid, aga ta kasutas neid siiski ka nagu selliste teatud mõttes poliitiliste kaalumõõtudena, eks? Jah, küllap seda tollel ajal tehtigi aga siis Meerab anti teisele mehele ja siis Saulil oli üks tütar veel ja kui ta nägi, et aga Miikalile Taavet meeldib, siis näis nagu täiuslik võimalus olevat. Kui just Taavet ennem ära ei sure nende filistiinide eesnahkade kogumisel. Aga siis ta annab ju tegelikult ka Miikali uue teisele mehele vahepeal. Mingi hetk annab, tõepoolest. Ja mina lugesin selle kohta, et see oli kellegi nõuandel tõenäoliselt, kes sisuliselt oli nõus, et Saul oli otsustanud ta tappa nii või naa, et põhimõtteliselt säästa Miikali sellest situatsioonist, kus tema otsene mees tapetakse. Lihtsalt öelda, et Taavetit enam ei ole, et küll me korraldame selle ära, aga et näed, sinul on nüüd üks selline turvaline mees, kelle nimi oli siis Balti või Balti L. Kahte moodi, kusjuures see nimi muutub. Algul öeldakse Balti, aga pärast on Balti L, mis on need ka jumala otsija või see jumala osa tuleb sinna sisse. Ja muidugi kahju ka sellest mehest, et kui tema naine Miikal ära viidi, ta käis järel ja võttis või ta oli kahju. Ma nagu korra tahangi tulla, ma väga tunnen kaasa, aga ma nagu püüan ka leida siin neid kohti, et mis võis juhtuda selle naisega seal vahepeal, et tema hinges pidi toimuma mingisugune kibedus või mingid kalkulatsioonid, mis ei olnud enam need, mis teda päästavad nagu selles olukorras nagu vaimulikult. Ta oli üksi, eks ju, tükk aega ja ma mõtlen ka selle peale, et kui Taavet seal väljal peitis ennast kaua aega, see oli päris tükk aega, ta leidis võimalusi Joonataniga kohtumiseks salaja. Aga me ei loe mitte midagi, et ta oleks oma naisega kohtunud. Ja nii mitmete tekstide põhjal võib jääda selline mulje, et see naine oli nagu kuidagi jäänud üksi ja eemale, just nagu hüljatuna, kus tõepoolest ühel hetkel ta siis sai uue abikaasa, kes tundus teda tõesti armastavat ja võib-olla, et ta leidis selle uue turvapaiga ja uue elu, kus ta jälle ära kisti, eks ole. Ja kui Taavet ta ühel hetkel tegelikult ju tagasi kutsub, me loeme seda 1. Samueli 19. peatükist või vabandust, tegelikult 2. Samueli 3. peatükist, kus ta nõuab Abnerilt, eks ju, oma väepealikult seda Miikali tagasi toomist. See võis olla umbes 7 aastat, millal ta naine oli temast eemal ja tal oli juba vahepeal tulnud ju teised naised, Abigailia, kes tal seal veel olid. Neid ta sai endale tuua koju, aga Miikalit mingil põhjusel ta ei proovinud esmajoones endale tagasi saada ja me näeme, et see on sellise poliitilise kindluse saavutamiseks selleks, et ühendada Juuda ja Iisrael. Nüüd mul on vaja mu naine tagasi saada. Et see ei olnud ka nüüd võib-olla kõige parem
põhjus, motiiv, et see, mida naine oma hinges võis nagu kogeda, see naine mitmeid kordi võib-olla selliseid murdumisi, kust ühel hetkel võib-olla kas su süda on läinud kõvaks või, sest sa mainisid seda lõpuosa, kus Taavet rõõmuga tuli Jeruusalemma ja naine vaatas teda aknast ja põlgas teda oma südames. Et seal ei olnud enam seda ühist meie olemist. Ja ma olen hästi palju üritanud enda sees ka mõelda ja piibel ju ei räägi naiste sellistest tunnetest või motiividest nii selgesti. Aga lihtsalt kujutledes, et sa oled kuningatütar, võimas mees, Iisraeli esimene kuningas, nagu päriselt. Kaua oodatud, ilus mees, kõrge mees, me teame väliselt väga ilus, Saul tõesti oli. Mina olen nüüd tema tütar ja see, kes on minuga abielus, see on põhimõtteliselt järgmine kuningas, eks ju? Et kas nüüd see, et nähes seda Jumala võidmist ja valikut Taaveti peal, ei tõmmanud teda võib-olla ka 100% välja ikkagi sellest hiilgusest, mida ta tundis oma lihas ja oma perekonna sellises pärandis. Et kui võtta nüüd kogu see, kui me jõuame selle tantsimiseni, mis siis juhtub ja me ei ole veel sellest, me ehitame lihtsalt pinget praegult ülesse. Et siis kumma ta valib, et üks on see lihas, minu pärand on olla kuningatütar ja olla valitseja naine. Ja teine on see, et teenida Jumalat nagu täiesti ennast unustavalt tundide kaupa tantsides päikese käes võib-olla, eks ju. Aga selle Paltieli juurde ma mõtlesin võib-olla vaatajale huvitav fakt. Keeleliselt, kui Paltiel oma naisele järgi läheb, siis teda heebrea keeles seal on nagu naiselik nutt, nagu pandud naiselik väärtus või siis soo väljendus sinna juurde, millest rabid on nagu välja lugenud, et piibel ütleb, et nad ei omanud seksuaalsuhet sellel ajal. Et Palti või Paltiel kartis Jumalat rohkem kui Saul. Sest Saul oli valmis, mine nüüd ole oma uue mehega ja küll me selle Taaveti ära korraldame. Ja samal ajal see mees siis võib-olla hoidis temast eemal. Et see on nagu selline õe või suht nagu sugulase pigem selline igatsus. Et see on puhtalt grammatiliselt, mida on välja loetud. Mina ei oska muud ütelda. Aga see mõnevõrra on huvitav, sest et tõepoolest Taavet ei olnud ametlikult kunagi lahutanud. Veresideme poolest ta kuulus Taavetile, Miikal kuulus, et Paltiel oleks olnud väga sellises ohtlikus kohas Jumala silmis, kui ta oleks Sauli plaaniga lõplikult nagu nõustunud. Et ei oska muud öelda kui see, et see on, kuidas seda nagu taustainfona nagu räägitakse. Taavet võttis 2 naist veel, aga mõtlen, et kas me võib-olla ei tea täpselt, mis järjekorras need sündmused sündisid, et millal võttis Taavet need naised endale, uued naised ja millal anti Miikal ära teisele mehele, et seda me ka ei tea. Ja kui sa rääkisid Miikali uuest mehest, mõtlesin ka sellele, et kui sa oled kuninga tütre mees ikkagi, mis siis, et tema teine mees, aga sa ei ole nagu Taavet ka päris või selline kõva sõjapealik, et võib-olla, ei tea, aga võib-olla selle Paltieli rõõm oligi see, et mul on nii kena ja kõrgest soost naine, et tema võib-olla jäägitult oma naist armastas. Aga mõeldes ka sellele, et kui siis Miikal ütleb need oma saatuslikud sõnad, mis tema tulevikku mõjutavad, mõtlesin sellele, et kas selle taga ikkagi ei või olla see Miikali algselt mitu korda mainitud tugev armastus Taaveti vastu. Äkki ta oli Jumala peale armukade. Äkki ta oli oma mehe peale armukade, et mida sa siin tantsid, et sa oled minu mees või et miks sa nende teiste mingite teenija naiste ees ennast nagu paljastad oma tantsusammudega siin. Et me ei tea, võib-olla see oli jätkuv selline, ütleme, kuhugi arenenud armastus, mis oli muutunud selliseks tõsiseks kadeduseks lausa, ei tea. Ja ta sõnad ju tegelikult, kas meil on need sõnad kuskil kirjas ka, mis ta siis ütleb, eks ju? Et mida ta ütleb, on ju just nimelt see, et
või et Taaveti vastus on see, et tegelikult ei ole tänu Saulile minu kuninglikkus või minu positsioon, vaid et see, mis mul on Jumalalt tulnud, eks ju. Kui sa selle koha leiad, see on väga hästi öeldud. Et võib-olla oli Miikalis, selles vastuse alusel ma ütleks, Miikalis on tunne, et kuule, sa oled meie isale ja meie perele juba nii palju tüli tekitanud, et hakka nüüd korralikuks. Kas sa võiksid juba võtta kuninga mõõt? Jah, aga vaatas, Taavet ei hakka Miikalit nagu lohutama või ütlema, et kuule, pole nagu hullu. Tema lähtub jällegi oma vaatepunktist, et tema põhiline idee sellel hetkel oli, et see seaduse laegas oli tarvis ära tuua. Ja see, mis ma tegin ja olen valmis veel palju rohkemgi tegema, et seda ta ütleb väga kindlalt. Ja. Ma võib-olla loen ette selle nende viimase dialoogi, mis meile on jäänud. Ja kui Taavet jõudis koju oma peret õnnistama, see oli nii armas, ta õnnistas oma rahvast ja jagas neile süüa ja kõike ja siis ta tahab minna õhtul koju rõõmu ka, et pakkuda oma perele ka seda õnnistust ja tuleb vastu Miikal, Sauli tütar, ja ütles, kuidas küll Iisraeli kuningas on täna ennast austanud, paljastades ennast täna oma sulaste teenijate silme ees nagu alp, kes sel kombel ennast täiesti paljastab. Ta ei olnud tegelikult ju täiesti paljast, tal oli eks ju mingisugune ürp, kas see alusrüü või midagi lihtsat, mis ei olnud kuningale lihtsalt sobilik. Kas see oli äkki nagu, ma ei tea, ööriided või alusriided või kuidas seda võis tõlgendada meie kontekstis? Jah, no vot ei tea, kas tal oli see, nagu juudi mehed kannavad see mingi nende riietusese, kus on need narmad küljes või ma ei tea, kas tollel ajal oli juba neid, et ei tea jah, aga mingit õhemat sorti rüüdel seljas oli ja kui sa ikka neid hüppesamme teed seal hoogsaid, siis võib-olla seal mõni ots või äär lendab kuskile ülespoole, et ilmselt tantsijal või selles tantsuhoos oleval inimesel endal ei ole aega selle peale mõelda, aga kui sa seal nagu aknast silmitsed, sa ei tegele parasjagu tantsimisega või sellega, millega kõik teised seal tänaval tegelevad. Et sina inspekteerid, vaatad hoolega seda oma meest, et kui väärikalt ta siis ikkagi käitub. Kas me vahel koguduses ei ole ka niimoodi, et me ei ole kaasas selle asjaga, keegi on südamest Jumalat ülistamas ja kiitmas ja me ei ole parasjagu selle asja sees, näiteks meil on mingid omad asjad, kus me oleme eemal ja vaatame ja arvustame, et appikene, ta näeb ikka natukene tõesti välja nagu alp või kuidagi naeruväärne. Ja inimlikult võttes see võibki niimoodi olla, aga mis hetkel on, mis asi oluline, ma arvan, seda on ka tähtis märgata. Ja kokkuvõttes, kuhu su süda kuulub, sest ma endiselt arvan, et Taavet kallas välja oma südame oma rahva ees Jumalale. Aga Miikal vaatab, kuidas mina paistan ja meie kuningriik hakkab paistma rahvale. Et tema etteheide on see, et nüüd ka sulas tüdrukud on näinud sind sellisena, et kas sa saad aru, et meil ei ole põhimõtteliselt enam kuninglikku au. Ja Taavet ütleb, et kuninglik au ei tule mitte sulastelt, vaid see tuleb Jumalalt ülevalt. Ma loen selle siis. Ja Taavetil tegelikult ei olnudki ju kunagi küsimus mingis kuninglikkus aus. Tema oli Jumala sulane, tema oli lihtne mees, nii-öelda, ta oli vabas looduses nii-öelda kasvanud inimene, et tema ei mõelnud sellistele asjadele nagu kuninglikes kodades kasvanud tema naine näiteks. Hästi ilus on see vastus tõesti. Ja Taavet ütles Miikalile, issanda ees, kes mind on valinud sinu isa ja koguda soo asemel ja kes käskis mind olla vürstiks issanda rahvale Iisraelile. Jah, issanda ees olen ma tantsinud. Ma tahan ennast alandada sellest veelgi rohkem ja olla iseenese silmis alandlik. Aga teenijate juures, kellest sa rääkisid, olen ma auväärne. Ja, Jumal hoolitseb minu imidži eest. Ja ma olen selle peale hästi palju mõelnud, ka ülistuses, eks ju, kui me oleme võib-olla laval või liigume või jutluses. Sa võid ju teha vigu või olla mõnevõrra totter isegi, kui sa ennast väga siiralt väljendad. Aga ma olen selle kõik allanud välja Jumalale ja ma tean, et tema hoolitseb ka reputatsiooni eest. Et tegelikult me ei pea kogu aeg kramplikult mõtlema, mida keegi teine meist mõtleb, sest Jumala and on hea nimi taevast ka. Kui me seda nagu ise ei riku meelega Jumala kartmatuses, siis tema hoolitseb selle eest ka, et ükski inimene ei ole kiiu täiuslik, eks ju, ükskõik kui palju me ilusatesse rüüdesse kuninglikult ennast rüütame, kokkuvõttes Jumal on see, kes annab reputatsiooni.
Nii mulle ka väga meeldib Taaveti vastus. Ta muidugi läheb nii-öelda selle Miikali nagu Miikal rõhutas seda kuninglikkust, ta läheb kohe nagu selle vastu ka. Ta ütleb, et Jumal valis mind, sinu isa ja tema poja asemel. Hullemini öelda ei saa. Ja. Ja siis ütleb Piibel ju, et ja Miikal jäi lapsetuks. No ta ütleb niimoodi, et ja Miikalil Sauli tütrel ei olnud last kuni surmani. See on huvitav lugu. Ma olen varem kogu aeg mõelnud, et no näed, arvustasid kedagi, kes teenis Jumalat nii, nagu võib-olla sina hetkel aru ei saanud ja võt nüüd selline karistus terveks eluks. Aga kui ma nüüd nagu uuesti seda Miikali elu vaatasin nende nappide salmide põhjal, mis Piiblis meile on ja püüdsin ka natukene uurida, et mida on juudi rabid nende salmide nagu kommentaariks kirjutanud, siis ega me tegelikult lõpuni ei tea, kas Miikal ei saanud lapsi või lihtsalt tema mees Taavet ei läinud enam tema juurde. Sest selles, mis sa lugesid enne selles nende sellises mahlakas vestluses, tegelikult no seal on ikkagi vastandumine. Ja kas see nüüd oli lihtsalt selline üks episood ja pärast seda tuli jälle nagu rahu maa peal või see oligi nagu, see jäigi nii, nagu see seis oli, me ei tea seda. Ja samas, kui Taavetil oli naisi veel ja me teame, et Taavet läks järjest võimsamaks, Sauli sugupõlv nii-öelda hääbus. Nii et me ei tea, kas sellepärast ei olnud Miikalil lapsi, et Taavet temast hoidus või et ta ei saanud. Ja teine lugu muidugi on, et meil eesti keeles ütleb Meerab 2 Samueli 21, 8 ja 9, aga mõndades tõlgetes tegelikult seal ütleb Miikal, et kui ta õde Meerab suri, siis kasvatas tema siis Miikal, tema Meerabi 5 last ülesse. Et mäletate need pojad, kes läksid pärast tegelikult ohvriks, eks ole, seal oli suur verevalamine. Aga seda pidi Miikal ilmselt nägema. Täpselt. Oma õe 5 poja hukkumist. Jaa, et see ja neid nagu tegelikult mõndades tõlgetes kutsutaksegi tegelikult Miikali laste. Ja algkeeles tegelikult oli huvitav. Ja, et selle tõttu siis ongi, et see vahe tuleb sellest ilmselt, et ta kasvatas neid, kuna Meerab oli surnud, eks ju. Kas võis olla, et seal oli lihtsalt tekstis sattunud viga sisse, oskad sa öelda? Ei oska öelda. Aga tõepoolest heebreakeelses algtekstis on, et Miikali 5 poega, mis tegelikult tähendasid siiski Meerabi 5 poega, et kõik muud nimed klapivad, aga see üks nimi ja see on tõlgitud meil tõesti Meerabiks, et ei oleks ilmselt inimestel seda segadust. Jah, see võib kõlada küll loogiliselt, et mul tuleb siinkohal meelde, et minu ema, minu vanaema, tema õde ehk siis minu vana tädi, keda mina ei ole näinudki, tema suri üsna noorena ja tal oli tütar ja siis minu vanaema ehk siis tema tädi kasvatas ta ülesse. Nii et minu emal oli 3 venda ja siis ta ei nimetanud seda tüdrukut oma õeks päris, aga ta mingi aja kasvas nende peres, nii et seda inimeste mällu ta jäi nagu. Jah, on ka siin lähedamal nagu näha ja see tundub igati loogiline, et miks ta peaks minema võõrasse perre, kui on ju võimalus, et oma sugulased üles kasvatada. Ehk et Miikal võis kasvatada oma õe lapsi ja sellepärast on ka tekstis kirjas. Seda enam kui endal lapsi ei olnud. Siin ei ole mingit vastuolu tegelikult. Ei ole. Ise võtaks ka oma õe või pojad enda juurde. Seda leina nagu tuli tal siis kogeda hiljem, et see oli ka tegelikult karm. Ja samas ütleme, Miikal oli ju ka Meerabile tõesti kõige lähem, kes ta lapsi oleks võinud kasvatada. Jah. Nüüd, kas on midagi veel nüüd selle naise kohta, mida me kindlasti peaksime ütlema välja? Sest mina mõtlen, et tema see, mida ta pidi nägema veel, oma isa kurjast vaimust vaevatud olemist, sa oled selle keskel kasvad, pluss see hüljatus, mingisugune
mis valu, mis võib selles naises olla, kus ta otsustab, eks ju, et ma ei usalda seda Jumalat, vaid ma teen asju omamoodi või hoian kinni sellest maailmapärandist, et kas on midagi, mis tema suhtes räägib tema kasuks või on hoopis mingi muu mõte veel, mis tahaks välja tuua? No ühest küljest, eks meil kõigil ole oma taust. Me kõik tuleme kusagilt peredest, meil kõigil on oma peres mingid asjad, eks ole. Kui nii võtta, siis kui Taavetil oleks aega, võib-olla ta oleks ka mõelnud, et minu isa ei kutsunud mind, kui kõik vennad kutsuti kokku tegelikult minu pärast. Aga mind ei kutsutudki. Ta oleks võinud ka ju niimoodi mõelda. Jah, aga mitte kusagilt me ei näe seda, et ta niimoodi mõtles. Võib-olla tal ei olnud aega, võib-olla ta mõtles sellele, aga ma ei tea. Meil kõigil on omad asjad elus ja ega me teame nende piiblitegelaste ja ka naiste kohta, nii ka Miikali kohta ainult seda, mida meile piiblis on toodud. Aga küllap oli tema elus palju muidki sündmusi, millest piibel ei räägi. Ei tea, millised unistused tal olid, kui ta oli noor, kui tal olid vennad, tal oli vanem õde, tal oli palju eeskujusid või eesminejaid, kelle peale ta vaatas ja siis jõudis kätte tema oma pere loomise aeg, aga see elu läks, nagu ta läks. Ja ühel päeval, kui ta siit ilmast lahkus, ei oska öelda, kuidas ta tagasi vaatas kõigele, aga selge oli see, et tema elus oli olnud armastus, suur armastus, kellega ta siis ka sai koos olla. See elu oli täis torme ja raskusi, aga nagu ilmselt meie kõigi elu. Minu mõte on nüüd täitsa teisest kandist. Mulle lõi sisse Batseeba lugu ja ma võib-olla jätaksin vaataja natukene selle peale mõtlema, et täpselt vastupidine lugu. Nagu Taavet läheb, võtab valesti, kõik on valesti. Maksad hinda ka, aga siis on sinul poeg Salomon, kellele nagu kuulutatakse, et vot selles paigas on minu ligiolu ja sinu rahvas saab koguneda ja palvetada ja mu pilk on alati selle rahva peal. Ja tegelikult siis sellisest koledast loost Batseebast saab üks ema, kes on piiblis mainitud, kes oma poega õpetab nagu elurajale. Salomoni elu loomulikult ja Salomoni valikud on nagu teised, aga Batseeba osutub olevat nende matriarhide liinis tegelikult olemata täielikult nagu algselt veresidemetest nagu vaba. Ja samal ajal on Miikal, kelle isa on Jumala poolt valitud ja kes kuidagi laguneb, see lugu laguneb ära. Tal ei ole nagu tegelikult lihast poega või seda loo edastajad. Et jälle minu jaoks see lihtsalt näitab, et Jumala kartus on nagu tarkuse allikas. Või mõtled Abigaili, teine naine, kes tundis prohvetlikult ära, kes Taavet oli ja oli valmis nagu kogu oma panuse selle peale panema. Et ükskõik, kus me oleme, see Jumala kartus annab valguse. Ja see pimedus, kui me hakkame mõtlema, kuidas me kas väljapoolt paistame või kui hästi me teistega ennast võrrelda oskame, võib olla üheks suureks püüdepaelaks, nagu õpetussõnad ütlevadki. Et vahel on neid naisi hea omavahel kontrasteerida ka. Just. Ja valikud on väga oluliselt sõltumata. Jah, me saame aru, kontekstid on erinevad ja taustad on erinevad, aga selles kohas teha see valik Jumala kartuse alusel on alati see, mis päästab, toob välja. Ja see lihalik tarkus on see, mis viib pankrotti. Et on õppetunde selle naise elust ja on ka ilusaid hetki, nagu sa Margit välja tõid. Aitäh sulle, et sa tulid meie saatesse ja ma usun, et me saame sinuga veel tegema ka teisigi saateid ja loodame siis, et järgmistel kordadel hea vaataja oled sa taas piibliga meiega kaasas. Seniks väga palju õnnistusi ja kohtumiseni juba järgmisel korral. Armas televaataja, loodan, et sul on olnud hea ja kasulik aeg meie seltsis. Toetades TV7 tööd, osaled ka ise hea seemne külvamises, mis võib olla õnnistuseks paljudele. Ole julge külvama, et ka lõikus võiks olla rikkalik. Aitäh sinu panuse eest!